Ja võib-olla veidi ma ei Tšauki, tšau, Laura-Lii jälle siin. Jääs on uus nädal, uus challenge. Mina olen nüüd siin Pomo Pizzas, mis on Tammsaare pargis ja hakkan siin Napoli ahjus nüüd tegema seda imelist maitsvat Pomo pizzat, mis võtab ainult 1 minut aega siin ahjus küpseda ja ongi valmis. Ja tundub lihtne. Kahtlen, et on. Vaatame. Ja ju. No. Jahu peale. Siis võtame selle siit. Kuidagi, mida ümaramalt ma saan, seda kergem on teha, nii et ta võiks tulla nagu. Ja nüüd plärts. Nii, plärts. Ossa jumal. Siis ma viskan ta siia ja siis ma hakkan tegema tipptasemel massaaži, nagu beebimassaaž. Aps. Venitama. Nii, põps. Okei. Käsi sisse, käsi välja. Plirts, plärts, plirts, plärts. Siis ma viskan selle siia. Õli. Teeb nüüd ringid siia peale. Õlitame ära. Väikse tähtsam osa. Kleepuv juust peale. Nii suurt tükki ka ei pane. Tomat. Ma panen hästi palju sellepärast, et ma saan. Aga no, kui teie tulete ja tellite mult, siis me pane teile nii palju sellepärast, et ei maksa selle eest mulle piisavalt. Nüüd tuleb kõige keerulisem osa. See liivalabidas. Kalkulatsioonid. Nii. Nüüd peab venitama ühest nõrgast ja teisest nõrgast ja siis siit ja siis siit. Ja nüüd me teeme ta ümaraks, mitte loperguseks. No põhimõtteliselt ma ütleks, et kui sa sirkliga ei tule, siis see on ring. Nii, nüüd me võtame selle ja virutame otse kaamerasse ja kaameramehele ja kõigile, kes selja taha jäävad. Läheme sinna ja siis ei tule. Uus katse. Ei, appi. Pitsa tule maha, läks. Nii, ta keeldus kuumusest. Nüüd on seal siuke minut, poolteist on ju. Küpseb. Aga kuna ta küpseb ainult ühelt poolt, siis tuleb nagu need DJ need plaadid. Ma olen iga päev igale töötajale peksu sellega kogemata nii pikalt. Keeran. Ja siis ma panen ta sinna tagasi. Kus ta oli? Ja ta keeraski. Ops. Nii. Appi. Jumal, peaaegu süda jäi seisma. Ma tunnen ennast võimsana. Gordon Ramsay. Toetame sõrmega. Siia vastu. Surume. Ei no, ütleme nii, et ega tegelikult see ring ei ole. Aga ei ole hullu. Ma olen hästi hoolas lõikamisest, et ma vihkan, kui ma olen restorani sööma ja ma ei saa pizzatükki kätte. Siis see roheline muru, rukola. Ma tean, milline see välja näeb, aga ma ei kujuta ette, kuidas see maitseb näiteks. Ma vaatan seda praegu, ma ei tunne maitset. Prosciutto sink. Minusugune lihtne maanaine ei tunne siukseid asju. Kas mul tuli 2 tükki või? Mida rohkem, seda uhkem. Nii, siis me paneme need siia peale. Ütleme nii, et kui sina oleks minu klientena, siis sureks nälga. Mul on see esimene kord, ma üritan nagu perfektne olla, et ringi asemel tuli 5 nurka, aga siiski. See on perfektsus veel omamoodi. Viimane tähtis osa on veel juustu peale. Ja võt sellisena ta valmis ongi, enam ta ahju ei lähe ja niimoodi sa teda hakkadki sööma. Kui midagi on pekkis, siis on ainult ainas. Ütleks, et need kõik on puhtalt minu tehtud, aga siis ma valetaks teile. Kõik need pizzad on minu tehtud, nagu te näete, et lihtsalt algaja õnn, natukene pekki läinud algaja õnn ja siis juba, kui sa hakkad nagu professionaalselt tööle, siis sa juba teed nii ihku, kähku, muhku, et kõik läheb mets.
Vaatame, kas meil kõigepealt üldse tükid tulevad üksteise küljest. Ahaa, no näed. Ja ma nüüd näitan teile, kuidas seda pitsat süüakse. Teen siit otsast kinni. Ja siis rolli muda sees. Ja siis ta on rullis. Ja siis võtate kätte nagu ühe burrito. Aga see on jumala normaalne selles ahjus, kus me tegime, sest et seal on nagu üle 300-400 kraadi. Nii hea Napoli pitsa. Ma kahtlesin, sest et seda tehakse ilma tomatipastata. Ma ei ole siukest asja kunagi väga söönud ja ma ei teadnud, et neid tehakse ja see on nagu ülihea. Italiaan! Ja ma tean, et teil läks selle peale kõige peale kõht tühjaks, nii et meil on teil väga hea uudis. Saate osaleda meie loosis ja saate võita omale 2 vabalt valitud suurt pitsat ja 2 Coca-Colat. Saate võtta endaga kaasa, seda kui lähevad ilmad ilusaks ranna ajada, kuhu iganes. Saate need imelised pitsad, mis ei ole sellised käkelised nagu minu tehtud, vaid nagu professionaalsed. Osalege loosis, nuta või naera. Ma teen mõlemat.